Head inimesed, meil on veel oma riik, aga selle saatusi näi kulgevat rahva huvides. On vaja leida jõudu rutiinist välja astuda ja panna oma käsi kodumaa pulsile. Olukord ei ole kiita. Kõrged hinnad, töötus, vaesus. Me näeme otsuseid, mis justkui ei teeni rahva huve. Ja mulje, et nagu mingid välised jõud ehitaks reeglid süsteemi, mis ei aita kuidagi kaasa hetkel oluliste probleemide lahendamisel. Metsasi hävitatakse rohkem kui peale kasvab. Toetuste ja investeeringute saamiseks peab põlde ja põhja vett mürgitama. Lihatootmist hävitatakse. Me näeme, kuidas meie sõltumatus nii energeetiline kui majanduslik kahaneb järjest kiiremini. Kellele see kasu toob? Seadusi tehakse rahvavabaduse vähendamiseks, jälgitavuse suurendamiseks, hirmuvalitsuse arendamiseks. Rahva jaoks tehakse reegleid järjest rangemaks, samas kui riigibürokraatia muudetakse järjest segasemaks ja võimu huvidest lähtuvalt manipuleeritavaks. Asutuste juhte ja vastutusi mängitakse täpselt nii ümber, et kõik oleks üks suur ettevõte. Kontrollivate asutuste rolliks on jäänud lihtsalt kinnituste väljakirjutamine projektidele, mis laastavad suuri looduse alasid täites üksikute ettevõtete kontosid. Aga kas ainus, mis teha saame, on kiruda probleeme ja poliitikuid? See olukord ja suund ei pea nii jääma. Üht-teist saab igaüks ära teha, aga selleks ei piisa ainult kord paari aasta tagant valimise äpis toksamisest või numbriga sedeli kasti poetamisest. Meie riigi võim ei ole rahvale midagi kauget ega kätte saamatut, kuigi teatud punt sellest unistab. Riik on eelkõige rahvas ja kui ei osale, ei küsi, ei sekku, siis tekibki olukord, kus otsused tehakse ilma meieta ja võib-olla ka meie huvisid arvestamata. Liiga lihtne on jääda telekate unistama, et kusagil keegi teine lahendab kõik ära. Aga tegelik elu on eelkõige meie ümber, meie tänavatel, põldudel, metsades, meie peredes. Kui tahame veel midagi päästa, siis tuleb hakata rohkem teleka tagant püsti tõusma ja see välja lülitada. Ei ole mina mingi eriline eeskuju, aga olen leidnud aega ja püüdnud ennast rohkem kaasata erakonna töösse, tutvuda inimestega, teemadega, mõelda kaasa ja öelda sõna sekka, täpselt nii palju ja nii targalt, kui oma elukogemus seda võimaldab. See ei ole olnud rahaliselt ega ajaliselt mingi eriline kulu, aga on andnud mitmeid häid tuttavaid ja olulisi teemasi mõtisklemiseks. Vähim, mida täna teha saan, on liituda erakonnaga, kaasa mõelda, küsida küsimusi, hoida silm peal. Ma ei pea minema täiskohaga poliitikuks, aga saan toetada ja jälgida neid, kes erakonnas kokku lepitud põhimõtteid, suundas ja otsuseid ellu viivad. Erakond ei pea olema suletud ring, vaid pigem võimalus, mille kaudu rahvas koondub, muresi ja lahenduste variante arutab ning võimalusel ka oma elu riigis kujundab. Erakonna nimekirjas olles ei ole kohustust selle poolt valida, küll aga annab piltlikult öeldes see võimaluse enne auto ostmist proovisõit teha. Kui me rahvana ärkame üles sellest ükskõiksusest ja infomürast, siis hakkavad ka tõde, juurpõhjused ja lahendused paistma. Vahest on piisav juba paar lihtsat loogilist sammu õiges suunas, et protsessi kulgu korrigeerida. Mida rohkem me osaleme, seda tugevam on meie hääl. Täna õues jalutades mõtlesin, et riik on nagu aed, mille hooldamata jätmisel vallutab umbrohi. Me ei ole seisus, kus tuleks terve põld üles künda ja uuesti külvata. Küll aga on vaja paljude kodanike väikest panust ja järjepidevust, et nihutada tasakaal rahva ja looduse huve teenivate otsuste suunas. On vaja ka julgust, küsida raskeid küsimusi ja mõelda kriitiliselt. Julgust seista enda ja oma kogukonna eest, teades, et seisukohta välja öeldes võid sattuda paljude jaoks vastasleeri. Aga meid toetab teadmine, et vähemalt me ei teeni reetureid, kes isikliku naha hoidmiseks oma riigi maailmaturul maha müüvad. Kui rahva huvid ja õiged asjad kõlavad kaugemale, siis peavad ka väliseid huve teenivad poliitikud hakkama endalt küsima, kas nad julgevad endist viisi jätkata või pigem kohanevad selle suunaga, mida meie riik ja rahvas tegelikult väärib ja välja öelda julgeb.
Enamik inimesi poliitikas või riigiasutuste juhtivatel positsioonidel ei pruugi olla halvad. Aga kui meie ise laseme süsteemil muutuda korruptsiooni toetavaks, siis paljud inimesed paraku vastavalt ka kohanevad. Kas aias vohab ükskõiksus või moraalne vastutus? Sõltub sellest, mida me lubame kasvada või mida otsustame välja rohida. Kui laseme külvata segadust, vastandamist, valesid ja vaesust, siis vastutame ka ise sellise labase poliitilise kultuuri kasvamise eest. Kas me tahame jääda enda ja lähedaste elukeskkonna allakäigus pealtvaatajateks? Kas lepime kõigega, isegi kui see tundub vale või hävitava mõjuga? Jõudu ja julgust, head inimesed! Mõtleme, räägime, tegutseme. Aitäh!